et nad jõuaksid koolitada oma lapsi ja leiaksid raha arendusteks. Need olid 2 suurt keskset lubadust. Ühistulise tegevuse aktiivne käivitumine ja talupere sotsiaalne kaitse. Need olid need lubadused, mida valitsusperioodi alguses välja anti. Mida on saavutatud, sellest oma tervituses rääkis ka üks ühistulise tegevuse isasid siin Eestis, Jan Leetsaar, ja ma ei hakka seda üle kordama. Aga mida on saavutatud, on see, et tänased talupered tunnevad ennast varasemaga võrreldes palju ebakindlamad ja paljud mõtlevad oma talude sinnapaika jätmisele. Surve majanduses muutub ju tegelikult suuremaks, kõigele kulub raha rohkem, aga ega tulud sellepärast ei suurene. Pigem vähenevad. Kui varasematel aegadel on Toompeal maarahvast ikkagi mõnikord ka kuulda võetud, siis nüüd suhtuti kriitiliselt isegi sellise rahva kogunemise korraldamisse nagu meil siin. Saavutatud on seda, et suur osa maarahvast on ühistulise tegevuse perspektiivis pettunud. Ei usuta enam sellesse, et ühistud oleksid lahendus maaelule. Tegelikult kiputakse alla andma, maapiirkondade hävingut vältimatu tulemusena nägema. Tegelikult selle ühistulise tegevuse imago on ära lörtsatud. Eestis on palju räägitud väikeettevõtluse ja suurtootmise vastasseisust. Ega seda konflikti ei saa ka imeks panna, sellepärast et elujõulise väikeettevõtluse arenguks on riikliku tasemel vähe. Samas, kui hinnata meie maaelu tänast olukorda, siis tuleb meil hoida täna igat ettevõtet, mis tegutseb maa. Küsimus ei ole, et suurtootmist pidurdada. Küsimus on, kuidas me riiklikult loome sellise programmi, mis tagab toimiva ja elujõulise ühistulise ettevõtlusvormi väikeettevõtja jaoks. Väikeettevõtja ei pääse täna piisavalt efektiivselt turule. Siin tuleb Põllumajandusministeeriumil tunnistada, et kodutöö on tegemata. Ma tuletan meelde, aastat 2002-2003 me käivitasime asendustaluniku pilootprogrammi, tänaseks on see juba toimiv süsteem. See tähendab, et ka põllumajandustootja saab nüüd puhata, teda asendab vajadusel koolitud töötaja. Ma usun, et kui aastal 2011 Keskerakond moodustab valitsuse, siis tahame me sama konkreetselt käivitada ka ühistulise väikeettevõtluse programmi. Aitame seda ahelat tootja, töötleja ja turustaja, aitame seda ahelat põllumehe jaoks lühendada, see jätab rohkem raha tootjale, avaldab survet hindade alanemiseks. Ma usun, et loodav programm elustab uuel tasemel väikeettevõtlust maal ja loob uusi töökohti. Maa ja inimesed on täna Eesti kasutamata ressurss. Tahaksin tähelepanu juhtida veel ka meie riigi välisteenistustele, mis ei tee head tööd, et otsida meie ettevõtlusele sobivaid turge. Tegelikult maaelu puudutab ka Välisministeeriumi ja nad peavad seda tunnistama. Välisministeerium ei kaitse ega arenda täna piisavalt Eesti rahvusliku kapitali ja sellepärast ongi meie riik nii haavatav. Tugev maaelupoliitika on kandev osa meie riiklusest ja meie sõltumatusest. Meil on valida, kas me lihvime seda riiki iga aastaga järjest õemaks või ehitame enda inimeste tarbeks kaitsevalle. Mina eelistan teist teed. Milline on siis maaelu ja põllumajanduspoliitika üldine väljavaade? Kas tegemist on hääbuva valdkonnaga? Kas maapiirkonnad on määratud välja surema? Kas maarahval on tulevikku või peavad väiksemalt asuvat elanikud otsima väljapääsu linnadest? Tegelikult põllumajandus on olnud riikide arengugarantiiks ja rahvaste püsimise tugisambaks sajandeid ja selles mõttes ei ole kaasaegses ühiskonnas mitte midagi muutunud. Just maarahvas moodustab
meie riigi vundamendi. Kusjuures põllumajandus on ülemaailmselt väga tähtis ja arvestades rahvastiku kasvu maailmas, ta on üha rohkem tähtsustav tootmisharu. Tegelikult investeeringuid põllumajandusse peetakse ülemaailmselt üheks kõige prioriteetsemaks arengusuunaks üldse. Selles mõttes oli suur viga, mis on tehtud maa arengu pidurdamisel ja maaelu allasurumisel. Tegelikult kõigele lisaks maamajandus on juba see koht, kuhu majanduskriiside ja globaalse ebastabiilsuse eest on võimalik peitu minna ja selles mõttes see on ka inimestele tähtis. Austatud kongress, meie põllumajandusolukorra muutmine, meie maaelu olukorra muutmine on täna meie kätes siinsamal kongressil. Just täna peame sõnastama oma seisukohad ja nõudmised, mida sellesama kongressi jõuga ka Toompeale toimetada. Maarahvast peab ükskord kuulda võetama. Täna on selleks viimane aeg. Muidu vaatab meile varsti vastu maapiirkondade tühermaad, aga seda me ei taha keegi. Me tahame, et inimesed maal tunneksid ennast hästi ja näeksid oma tulevikku positiivses valguses. Soovin selle nimel kongressile mõtterikkaid arutelusid ja häid otsuseid. Tänan teid.